Head raadiokuulajad ja kõik need, kes seda pilti näevad, oleme maamessil ja oleme Timberi väljapaneku juures. Iga-aastane jutt Toivo Asmeriga. Tere, Toivo! Tere, Mati! Ja kaadris on üks mees veel ja kas tõesti, Toivo, me räägime seda korda sellest, et vahel antakse mantel üle ka? Jaa, no Martin Miilberg on nüüd see mees, kes korraldab sel aastal juba 3. korda Estonia Grand Prix. See on ehk siis Eesti, kogu meie regiooni, Baltikum ja Soome suurim autode mootorratase ringravõistlus Pärnus Porsche ringil. See on augustikuu teine nädalavahetus. Et Martin Miilberg on siis see mees, kes võttis selle teatepulga minult ja abikaasalt Kristelilt üle. Nüüd juba 3. aasta teeb Martin. Asjad on läinud kogu aeg ülesmäge väga hästi, nii et Martin on ülimalt tubli. Ja ma arvan, et kõikidel nii kuulajatel, vaatajatel on kindlasti vaja Pärnusse tulla. Nagu ma ütlesin, augustikuu teine nädalavahetus. No nii, aga uue võistlusjuhi käest ma kõigepealt uurin seda, et milline on enda roolis istumise kogemus? Enda roolis, tere ka minu poolt kõigepealt, aga enda roolis istumise kogemust on üsna vähe. Et selles suhtes, eks ma pigem see pisik tuli sellest sisse, et kui ma Toivo kõrval aitasin teda siis sellel hetkel, kui Toivo seda võistlust juhtis. Selle võistlusel näeb niisuguseid autosid, mis on ainult unistustes või äärmisel juhul Modenas Ferrari muuseumis võib selliseid sõidukeid näha. Kas selle võistlusega tegelemine on andnud võimaluse ka mõne unistuste auto rooli istuda, kas või prooviks? Tead ei ole, selle võistluse ajal on ikkagi tegelikult endal nii palju tegemist, et sõita ka üksele ei ole aega. Aga soov oleks. Aga soov oleks. Loodetavasti see soov täitub. Toivo teab seda paremini. Kas näiteks sellisel võistlusel ongi see teema, et ega seda võistlusautot ei tohi korraldajale susida anda, et see on niisugune püha asi? Vaata, sa enne küsisid, kas on mõni niisugune näide, et Martin tuli selle võistluste juurde, et näha autot, mida pole enne näinud. Eelmisel aastal oli ju Kala. See on ju superauto, mille Eesti insenerid ja võidusõidjad ehitasid, et see oli väljas just sinu võidusõidul esimest korda, ju ta on siis sellel aastal ka. Aga neid muid autosid ja ärge unustage, et ka kõik mootorrattad on seal, kes on mootorratta huvilised, et siis ringlasõidu mootorrattad ja kõigi eelduse koosega külgkorvid tulevad sellest välja ja on toota ikka välisvõistlejaid ka. Ja selles mõttes Martin on teinud väga tublit tööd, et see piirkond, et me ei rääginud mingist Eesti asjast, aga see on suur rahvusvaheline võistlus ja kui sa minu käest küsiks, et missuguse autorooli tahaks minna, ma olen alati öelnud, et kui mul oleks Ferrari, siis mul peab olema ta punane kindlasti, muidu ta ei ole Ferrari. Ferrariga ma olen ise sõitnud, aga ma pean ütlema, et siin Eesti oludes, siis mina tunnen, et Ferrarit ei ole vaja. No see on niisugune hästi hea tee peab olema tasane, kuna ta kliireseks, siis see põhjakõrgusmaast on ikkagi väga madal. No siis ütleks nii, et kuhu sa selle kiirusega lähed. Kui on 90 või 110 või 120 ja see on ka kõik. Üks vastus on Pärnu ringrajale. Pärnu ringrajale jaa, aga ise muidugi võidusõita tahab Martini. Martini võiks panna sõitma küll. No, loodetavasti võimalus tuleb, aga selles mõttes võib-olla annab see nüüd ka uue vaate, et kui võistlust ei juhi mitte tegev sõitja, vaid pigem inimene, kes selle asja vastu huvi tunneb, et on see ikkagi siis selline sõit, kuhu võiks tulla ka näiteks pered, et lapsed ja tegelikult isad, nad teevad tähtsa näo, nad ei tunnista, aga tegelikult tahavad kõige rohkem näha, näeksid neid autosid, mida muidu näed telekas seal kuidagi. Jaa, ei, kindlasti. Kõigile on seal tegevust, nii lastele kui täiskasvanutele, et selle eest oleme hoolitsenud ja kõhusad täis, juua saab, lapsed saavad jäätist mängida, hüpata ja igal juhul kogu pereüritus. Ühe küsimuse veel uurida, kuidas seal sellise sisse-välja liikumisega on. Seal kohe kõrval on ju Eesti üks kõige kaunimaid supelrandu, on Valgerand, kui
pere tunneb, et vahepeal võtaks natukene päikestes pärast tagasi ja võimalus on olemas. Jaa, et selles suhtes on meil viimasel aastal veel eriti ilmaga ka läks väga hästi, et ega päev läbi ei jõuagi seal raja ääres ja päikse ääres olla või päikse käes, et vahepeal väike suplus ja uuesti rajale tagasi, jah, ma võib-olla nii palju täiendagi Martini, et see, et pere tuleb sinna, ta ei pea olema ju koha peal kogu päev, kas siis kogu laupäevuspäev või pühapäevuspäev. Tuledki sinna, oled seal 3 tundi või 4 tundi, nii palju kannatad, lähed randa, võib-olla tuled tagasi jälle. Kõik need asjad, mida siin praegu just Martin rääkis, need on kogu aeg olemas, laste mängualad ja kõik võimalused erilised presentatsioonid, kes on sinu toetajad, seal tulevad oma kaupadega välja, et see on kõik kogu aeg. No mina olen aastaid tagasi käinud ja siis oli küll selline võimalus, mis oli kõige põnev, et sai nagu nende mõningate autode vahel sai ka ise liikuda ja niimoodi lähedalt vaadata, kuidas sellega on, kui ma kuulen ehmatusega, et isegi korraldajat ei ole rooli lubatud, kas siis lihtinimene lubatakse seda autot silitama ka või? Jaa, et selles suhtes rahval on kogu aeg võimalik nende masinate vahel seal liikuda, näha just neid mootorrattaid, autosid, et selles suhtes see ala on kõigil alati avatud. Nii et augusti teine nädalavahetus ja vahepeal võib jälgida infot, kes seda infot liigub ja saame võistluse kohta teada ka. Sotsiaalmeedias ja meie koduleheküljel. No ühe asja ma tahaksin ikka küsida ära, et kuigi tegemist on sellise toreda üritusega, kus võib tulla lihtsalt uudistama, ilusaid autosid vaatama, on ka võistlusmoment, et tegemist on rahvusvahelise võistlusega. Kuidas meie omadega on? Jaa, et on meil oma sõitjad ja eks peamiselt ikkagi tegemist on Soome meistrivõistluste etapiga, aga tulevad lihtsalt Baltikumist ja lähiregioonist veel võistlejad kohale, et selles suhtes teeme kõva tööd, et tuleks aina kõvemad ja tuntuvad nimed sinna. Täienduseks nii palju, et meil käib üks läbirääkimiste voor ikka on sellise võistlusklassiga nagu Revolution. Need on sellised nagu LMP autod ja kõigi eelduste kohaselt. Oota, räägi see tähekolmik nüüd lahti. See Revolution, LMP, no need on, ütleme, Le Mani autod, Le Mani autod, mis sõidavad siis pikki sõita, ehk siis kas 24 tundi, 12 tundi, aga sõidetakse ka 6 tundi, sõidetakse 4 tundi ja meil kõigi eelduste kohaselt suure võidusega Martin korraldab just selle niisuguse 4 tunni sõidu, seal on siis ka, kujutame ette, Porsched ja Lamborghinid ja siis on need Revolutionid ja mis need Revolutionitega nüüd on, et need on autod, mida ei ole siin nähtud enne. Ma usun, et nad tulevad, see 2 autot ja praegu on planeeritud niiviisi, et ühe autoga sõidaks siis Ralf Aron, meie üks absoluutne tipp, ja teisega võib-olla Mark Osmer. Et siis on niisugune hea võimalus tulla ka need autosid, need on kiired muidugi, need on kiired autod ja sama, ütleme nii nagu Kalana sõitis, midagi sinna kanti on see auto, aga need on Britis toodetud ja me tahame seda niisugust klassi arendada nüüd siis siin Baltikumis kui siis Soomes Rootsis. Aga just see, et kui sa küsid sõitjad, et kes võiks tulla, kes on need nimed, on muidugi motos, see ole, kui me räägime Soomer ja Velt ja muidugi on loota, et sakslased tulevad sõitma ka mootorratastega, aga täna kindlalt ei oska veel öelda. Martin teab muidugi paremini, aga see saab siin selgeks. Ma usun, et lähikuu on. Jah, et siis kui registreerimine on avatud, siis kui need hakkab sinna tekkima, siis saab juba kindlalt midagi välja hõigata, et seni ei julge lubadusi anda, aga loodame, et nad kõik on kohal. No kui juhtus juba niimoodi, et me räägime sellist pealtvaataja jaoks ikkagi väga meelelahutusliku ja värvika ürituse juttu siin nii tõsisel ettevõtmisel nagu Maamess, siis tuleb ka tõsised jutud ära rääkida ja ega on üks küsimus, Toivo, mille ma võiks mingi papitüki peale panna, et iga kord on hea välja võtta, ma ka alati küsin seda, et kuidas on Eesti ringrajasõidu olukord praegu? Me oleme alates Marko Asmerist ikkagi sinna sellega iga hialdatud vormel ühe poole niimoodi hüpanud, et mitu korda on sõrmed nagu ära puudutanud. Aga vormel 1 ei ole ainus eesmärk, mis autosõidu maailmas on. Kuidas Eesti ringrajasõidu tervis tervikuna on praegu? No Eesti Autospordi Liidu presidendina mul on väga hea ülevaade olemas. Ma julgen öelda, et Eesti Autosport tervikuna on väga heal tasemel. Meil on palju sõitjaid. See on lausa üllatav, et see võistlejate arv ei ole, ütleme majanduslik olukord, nagu ta on ärev ja poliitiline olukord ärev. See ei ole meil
kahanenud, see on veel kasvanud. Nüüd erinevates klassides, mõisaklassides on meil sõitjad, kes on Euroopa maailma tasemel. Kui sa nimetasid siin Marko Asmarit, meil on täna ju Paul Aron, vormel 2, mis on ju vormel 1 kohe järgmine, on ju absoluutses tipus. Praegu punktitabeli kokkuvõttes teine. Meil on ju Kasemets, Tõnis Kasemets, kes on USA-s, kes on sõitnud palju aastat, ta on juba nüüd päris eakas juba, nimetame võidusõitja kohta juba üle 50, võidab USA-s oma sarju ikka veel, aga see on nagu üks näide. No Marko on nüüd, kui ma räägin Marko Asparist, nüüd tal on poeg, eks minu pojapäev Aston tegi esimese kardivõistluse täpselt see viimase nädalas, käisime Itaalias, esimene võistlus absoluutselt. Et noh, aga kui nüüd ringrajasõitu jah, et Eestis, kui me vaatame siin omalt, kes nüüd Pärnu ringile kohale tulevad, meie absoluutselt tipud, üldjuhul nad ei saagi tulla, neil on rahvusvaheliselt suured sõidud ja kuna nad on seotud erinevate tiimidega, kus on lepingud taga, no nad ei saa tulla siis siia, kui nendel on oma mingi sarja etapp, näiteks Nürburgringi ringi. Et selles mõttes, et suvi on lühike ja me kõiki tippusid siia ei saa, aga püüame anda endast parima. No Martin, sa tead, et vaja kõik need kutsed nüüd välja saata ja meelitada. No nii, aga aitäh mehed, et sellist ägedat asja teete ja läheb siis kihutamiseks Pärnus. Loodame, et ilma on ka, saab rannas ka käia ja tuleb suve parim nädalavahetus augusti 2. nädalavahetusel Pärnus. Ilmselt ilusaks selle. Juba tellitud. Aitäh, Mati.